Nii, tulime just siuksesse kohta nagu Cape Hedo. See on siis Jaapani kõige põhjapoolsem tipp. Mitte Jaapani, Okinawa muidugi mõista. Jaapani põhjapoolsem on külm. Siis näed, ma näitan kellit ka korra. Need, nagu näha, täiesti talv. Ma näitan tagapool inimesi ka, kõik on vihmavarjudes ja põhimõtteliselt täna sajab. Üleeile oli nagu hästi ilus soe ilm, mingi 25 kraadi pluss, hästi palav oli, aga täna on siuke kole. Täna on 20 kraadi ja kohe tuleb pikad püksid jalga panna. Ma endal on ka jope seljas, et saaksin nii külm ei oleks. Ma kartsin, et bussis hakkab külm konditsioneeriga. Ma nüüd saab rada läheb alla ka, päris hea. Et siin on mingi tekst pidi olema, kus siis on mingi... Kas see oli see koht, kus ta ütles, et on räägitud sellest Jaapani ja Okinawa taasühendumisest 72. aastal? Kuskil siin oli midagi. Siis ma näitan natuke siit ka. Pärast läheme edasi mingisse loodusratta. Ma lähen neist mööda. Tahtsin siia. Nii. Päikest ei ole. Aga meri on ikkagi juba sinine, näiteks seal. Täiega kaljud. Nii, nüüd me oleme sellises kohas nagu... Ise Kirin San. Jah. Ma just lugesin selle sõna siit välja. Ja, see on siis... järgmine stopp meie reisi peal seal bussituuril. See on siis mingi Jaapani, ütle uuesti? Vihmamets. Vihmamets, jah. Et siin on nagu näha, vihma on palju. Mets on palju, kivisid on palju. Suht siuke läbikasvanud, mitte võsa päris, aga kivid. Traut, vist jah siit. Ja siis pärast peaks olema kuskilt hea vaade kaljudele. Ja merest alla. Aga ma tahtsin siit seda rada näidata, kuidas see välja näeb. Head mehed džunglit. Sellised kive näed. Human Faced Gorilla. See on nagu selle kivi nimi vist. Et see kivi peaks kellegi arvates seda näitama. Näed. Kass, kes kaitseb kuskil seal üleval. Aga miks ma praegu filmi panin, oli see, et nüüd me vist jõuame merevaate. On see nagu, mis selle raja nagu põhipoint pidi olema. Päris hea. Noh, näed, teised tõusid ka meie järgi otsa. Tuleb nüüd. Ilus. Siin on mingi osa isegi ainult ratastooliga ligi pääsetav. Tundub, et sealt algusest tuleb. Siin on päris lai tee edasi. Et mõtle, kui sa invalid oled, see on päris hea. Saad siit loodust vaadata ja seal pool on üks suur auk. Augu põhjas on järv. Järve kahjuks selle koha pealt ei näe. Aga see mägi, näed, mis seal on see, mille otsas me just käisime. Nii, oleme oma tänase reisi viimases sammus, mis siis on akvaarium. Siin on suht palju inimesi. See on kilp on ka. See on esimene vaade siis sellele suuremale basseinile. Ja see suur kala on eriti võimas. See on nagu, ma ei tea, pikem kui minu käsi püsti sealt. Ma olen vaatan natuke edasi. Siin allpool peaks olema mingid mõõkvaalad või midagi. Ja siis siin peaks olema ka mingi delfiinishow, mida me pärast vaadata saame. Vaatan siit poolt ka.
ja inimesi on palju. Kui me käisime Okinaval selles Okinawas Osakas, siis seal oli ikkagi hulga vähem. Omaarid või, ma ei tea, elukad. Alumine on ikka eriti suur. Ma ei tea, kas see on selle suurendus või ta ongi selline üle 20 centimeetri kõrge. Ja siin on mangroovi osa või kalad. Nüüd vist leidsime selle akvaariumi kõige suurema kala ülesse. Nimelt seal paremat kätt. See on mingi 3-4 meetrine või? Üks tuli lähedale ka. See on vist mingi suurte kalade bassein. Keskel on vaata mingi allapoole. Keskelt läheb see õhk ülesse. Ja ma arvan, et see... okei, nüüd tuli see teine. Vaata midagi nina peal. Päris võimas. See on ikka... vaata, käb... Keegi hitsi praegu. Okei. Tasuta sõidab lihtsalt ringi ratast. Ikkagi jah, suurem kui Osaka oma minu arvast. Suured kalade parved ja... Nii, siin on siis delfiini show ka päeva lõpetamiseks. Just hakkas. Saab vaadata, kuidas see välja näeb. Selline suur auditoorium. Hästi palju inimesi. Oleme siin juba 10 minutit istunud ja nüüdseks kogu saal täis. Kõik plaksutavad. Mida? Natuke hüppavad. Oi. See on mingi 3-4 meetrit või veepinnast. See mees seal üleval. Tema oli mingi 4,5 meetrit pikk või midagi. Tony oli nimi. Nüüd oleme Okinawa külas, mis on ka siis selle sama vee selle akvaariumi kõrval. Siin on nagu vanas stiilis maju, umbes nagu Eestis mingid talumuuseumites. Nägime paari Jaapani stiilis maja ja siin ka paari nii-öelda Okinawa stiilis maja. Okinawa stiilis majad olid põhimõtteliselt katused, kus sa heal juhul said kuidagi alla minna. Halval juhul sa ei saanud isegi kuidagi sisse minna sinna. Jube kahtlane. Aga need tundusid siuksed hästi õhulised olevat. Ma olen sinna lähemale, siis näeb seda ka. Nii, ma arvan, et need on nüüd mingid Okinawa stiilis majad. Väljas olid tekstid ka. Need on tõsi bambusest tehtud. Bambuspõrandad ja bambuslaed ja päris põnev. Need võisid suht head olla vist äkki. Et õhulised. Jah, pisikesed ka, jah. Tünnid.
on siin kõik eraldi majas. Jaapani majades olid nad ühes. Et siin polegi öelnud, et võtke elanud ära. Sest nende lõkkease ja meenutab täiesti Eesti eelmise sajandi neid talumaju. Isegi välja arvatud bambus, jah. Aga siuke vana ei kulunud. Ja augud laes. Siin kõrval on mingi kuur, lehmalaut. Või nendel on mingi kanad või Metssead. Metssealaut. Jah, siin olid metssead. Metssea liha pakuti kuskil.